Oleme jõudnud oma saate viimase plokini, milleks on siis selle nädala paremad spordisündmused ja nendega kaasas käivad koefitsiendid. Tavaliselt käib meil rääkimas nendest asjadest Olipeti koefitsiendi ekspert Tanel Tursk, aga täna Tursk otsustas puhata, nii et mina teen tema töö ise ära. Margus, mida põnevat meile sel nädal pakutakse? Ja see nädal on siis nagu selline, võib nimetada jätkunädalaks, et kõik suuremad turniirid on veel käimas. Hoki MM loomulikult saab oma kulminatsiooni sel nädalal. NBA poolfinaalid on käimas. NHL-i teise ringi mängud, Giro d'Italia, keda huvitab jalgrattasport, meistrite liiga finaal loomulikult ja konverentsiliiga finaal samuti kesknädalal. Aga ei maksa muidugi ära unustada, et Monaco Grand Prix ka sõidetakse. Ja Prantsuse lahtised tennises käivad ka, ja. Aga võtame ette siis esimesena konverentsiliiga ja konverentsiliiga finaalis meil kohtuvad siis AC Roma ja Feyenoord ja normaalaja võidu peale on koefitsiendid järgimised Roomale 2,36, Viik 3,31 ja Feyenoordi võit 3,14 ehk siis koefitsiendi eksperdid arvavad, et Rooma peaks selle finaali võitma ja karikavõidu koefitsient on Roomale 1,66 ja Feyenoordile 2,14. No mina siiski endiselt kaldun arvama, et Feyenoord selle võidab. Mina arvan täiesti kindlalt, et selle võidab Rooma ja laupäeval rääkides jalgpallist, laupäeval on ootamas meid ju meeletu maasikas, milleks on meistrite liiga finaal, kus kohtuvad Liverpool ja Real Madrid omavahel. Normaalaja võit Liverpoolile 2,07, Viik 3,68 ja Reali võit 3,52 ja karikavõidu koef on siis Livele 1,58 ja Realile 2,37. No mina ütlen ära, siin on pandud korralikult puusse, sest et Real ikkagi võidab. Ja mis on veel põnev koef, väravalööjad, siin veriti üllatus ei ole, Salah ja Benzema ja mõlema väravalöömise koefitsient on 2,27. Nii ja ma ütlen, et ka siin ka väravalööjatega on pandud puusse, sest Salah ei ole hetkel väga heas vormis. Benzema, kus juures on ka natukene langevast trendis praegu läheb, nii et tegelikult võivad neid väravaid lööma hakata hoopis teised mehed. Ja tõesti, ma olen nõus, et see koefitsient on päris suur Realil, nii et siit on võita võimalik, aga printsiibis ma olen nõus, et Liverpool see aasta revanši võtab ja selle tiitli. Sa rääkisid eelmine kord ajaloost ja Real võtab oma ajalooga ära, aga Monaco GP väga-väga põnev, alati intriigi pakkuv ja koefitsient jällegi üllatab minu jaoks Leclercil 2 ja Max Verstappenil 2,25, kuigi Verstappen just viimase etapi võitis. Ja siis ongi 17. koefitsiendiga tulevad järjest Sainz Perez, Russell Hamilton ja siis juba läheb ulmeks Valtteri Bottas 101 ja sealt edasi läheb veel ulmemaks ja Latifil ikka 3001, nii et sellised... No selles mõttes loogilised ikkagi. Absoluutselt loogilised, ja kulminatsioonini hakkab meil jõudma ka ju jäähoki MM, mis toimub Soomimaal. Jah, pidada on ju veel mõned mängud tegelikult enne... Mis hakkavad play-offid? Enne finaale veel paar mängu. Jah, aga no ütleme, meie räägime siin play-offidest ja... Ütleme, et tõsiselt on juba koefitsiendid välja visatud, eks ole, kes siis nagu ikkagi võidab ja kes jääb teiseks. No ütleme, räägime võitjast. Ja võitjana praegu pakutakse Soomele kõige suuremaid nii-öelda võimalusi. 3,40 on siis võidukoefitsient ja Kanadal 4,25, Tšehhil 5 ja Rootsil 5 ja Rootsi üllatavalt väike võidu koefitsient, ütleme siis suur selles mõttes, et hea võimalus teenida. Ja Šveits, kellele meie laulsime kiidulaulu, on koefitsient 7 ja USA-l 16. Wow. Nii et, ja grupivõitjad, A-grupi võitja Šveits 1,30, Saksamaa 3,25. No siin on selge. Siin on selge ja B-grupi võitjaks pakutakse siis Soomet 1,83, teiseks Rootsit 2,10. Nii et... No siin ütleme ka väga vähe on Rootsil võimalust seda kohta võtta. Soome peaks kaotama viimase mängu, aga vähemalt tänase päevas seisuga või salvestamise seisuga ei ole see lihtsalt, mina ei näe, et see võimalik oleks. Ja üle suure lombi mängitakse meil NBA-s korvpalli ja me oleme jõudnud konverentsi finaalideni, kus on mõlemas peetud juba ära 3 mängu. Miami Heat juhib Boston Celticu vastu 2-1 ja Warriors juhib Mavericksi vastu 3-0. Vaadates otsa konfitsientidele, siis seeria võidab Heat versus Celtic väga-väga nipa-napa tihe. Heati koefitsient 1,82 ja Celticul 1,88.
See on täitsa müstika jah, et no mõlemad on alla 2 ja nii väike on see vahe. Kuigi see, et Heat ju võõrsil Celticut võitis, noh, võiks ju nagu anda neile teatava eelise, eks ole, aga võitu ju neile Heatile ka ei pakuta, eks ole. Järelikult see üks võit, mis Heat siis Celticu kodus sai, oli Celticu väike koperdus. Aga ja, mänguvõiduks on koefitsient on Heatil 3,10 ja Celticul 1,40. Aga veitsa selgemad seisud on Warriorsi ja Mavericksi vahelises kohtumises. Ütleme mängu võidu puhul Warriorsi koefitsient 1,91 ja Mavericksil 1,93. Aga seeria, kuna seeria on juba 3-0 Warriorsi kasuks, siis võiduseeria võit Warriorsil on 1,003. 3000. No sealt põhimõtteliselt saa sentigi tagasi ja Mavericksil on 19, et siin peab ikkagi juhtuma ime. Aga mõtle, kui juhtuks, eks ole? No absoluutselt, sellised asju on ju spordis ikkagi juhtunud ja meil on tulemas ka ju käimas juba vaikselt otsapidi Prantsuse lahtised ja meie 2 tüdrukut on taaskord minemas platsile palli põrgatama, reketiga lööma. Kontaveidi koefitsient iga turniiriga järjest kukub, kui me alustasime siin ikkagi oli siuke 8 ja niimoodi, siis täna tema võidu koefitsient on 51 ja Kanepil on 81. Vaikselt kukub, oli selline nagu meelitus. Mulle tõesti, jaa. Ma ei tea, millist tennise jumalat siin paluma peab, et siit ka mingisugune veerandfinaalgi tuleks. Aga naiste puhul veel siis iga Sviatek, Vsiotek, kuidas iganes seda Jontek. Nime hääldatakse, me oleme sellega maadelnud siin saate alguses peale. Tema koefitsient on siis 1,72 ja järgneb talle Halep 15-ga, Sakkari 17-ga ja Badosa 19-ga. No hegemoonia, ainu valitsemine täielikult. Siin ei ole mingit küsimust teada, ongi lihtsalt nii võimas. Ja meeste puhul Djokovic'i koefitsient 3.00, Alcarazil 3.20, Nadal 5 ja Tsitsipasel 5.50, nii et siin ka, ütleme, loogiline järjestus on sama. Jah, et ütleme nii, et siin on 2 varianti, et üks on siis nagu maruvihaseks aetud Djokovic, kes tuleb kogu maailma vastu revanši võtma ja siis Google'i esimene Carlos tahab siis tõestada, et ta ongi Hispaania esireket. Ja võimeline võitma rohkem kui 1 korra turniiri. Absoluutselt, ja seda ta kindlasti on ka. No ei saa Tsitsipast ka maha kanda, aga Carlos Alcaraz siiski ilmselt praegu number 1 maailmas või vähemalt number 9 võiks tõusta. Ja põnevat sporti, igat sorti kõikidele maitsetele sel nädalal tulemus on, nii et vabandust, kas ma sinu haavadele ka soola raputasin juba? Millega? Sest me rääkisime siin ju El Clasicost, eks ole? Korvpalli El Clasicost ja tõesti poolfinaalis, Euroliiga poolfinaalis, Barcelona esimest korda 5 mängu nad võitsid hooajal ja nüüd kaotasid Madridile selle kõige tähtsam. Kõige tähtsamal hetkel loomulikult ja kokkuvõttes saadi 3. koht ja Anadolu FS võitis. Anadolu FS võitis siis Euroopa korvpalliliiga. Ja see oli üllatus, jah. Et teist aastat järjest kaitsesid tiitlit. No seda küll, aga nad ikkagi praegu ei olnud nagu nii-öelda favoriid. Tiitlit on alati raskem kaitsta, kui esimest korda võita. Absoluutselt on. Vot, sellised spordijutud meil teile sellel nädalal loomulikult nagu maailmas ikka kombeks, uuel nädalal uued jutud, uued sündmused ja uued koefitsendid ka, nii et pidage vastu. Tuleb natuke lihtsam spordinädal kui eelmine, aga pidage vastu ja näeme jälle. Tšau! Kõik on võimalik. Olivett!